meeldib ennast unustada kesksuvise Tartu tänavatel uitama. See veidi vihma lubav pilvevidus päev 3 aastat tagasi. Ajada iseennast taga. Minna Vanemuise mäest üles ja otsida iseend. Mõnda kaua treffamata jäänud sõpra. Ühel veidi vihma lubaval pilvevidus päeval 3 aasta eest. Keda ma otsin vanadelt, mustvalgetelt fotodelt, 50-ndatest, kui varemed on koristatud ja Tartu on lage. Aga miskipärast paistab päikene, nagu oleks temagi jaoks sõda möödas. 20-ndatest, kui keegi nõjatub kalda tänaval Hobuse tänava otsas, jõe kaldal teepiirdele ning on pööranud oma näo fotograafist eemale. Mingi äratundmise värin, nagu oleks ma seal olnud või keegi, kelle veri voolab minuski, on pannud Sotoomikumis oma arstiristad portfelli, tulnud mäest alla ning näetanud piirdel, et vaadata Kivisilda. Ja päike paistab, nagu ei peaks ühtegi sõda enam iialgi tulema. Kuidas ma saan kindel olla, et sellel fotol, seal teisel korrusel, pole mu alles tulevane vanaema tõmmanud just kardinaid kokku, pööranud ennast siis selle noore ja natuke hirmutava mehe poole ja nende mustvalgete akende taga armastati, loodi ja lõhuti perekondasid. Aga alati paistab päikene, nagu polekski midagi juhtunud. Surma, õnnetust, ka hellust, armastust. Ma vaatan neid fotosid, nagu uitan 3 aasta tagusel kesksuvisel Vanemuise tänaval. Otsin iseennast, oma lugu, oma vanemaid ja vahel. Ja vihmatiba on just tõrritanud juulikuiseid huulitseid. Ma panen arvuti kinni, fotoalbumi kinni ja nagu kuuleks, et nad vastavad. Et nad vastavad.
On septembri lõpp ja sajab. Nagu ikka sügisel sajab. Läheb pimedamaks. Päevad lähevad lühemaks. Vaatan aknast välja ja taipan ühtäkki, et ei vaata midagi. Ei vaata kuhugi. Lihtsalt vaatan jõge, veevoo voolamist. Keskid noored, tudengid vist, jooksevad vihmavarju. Poisid naeravad, tüdrukud itsitavad ja hämarusest saab pimedus. Ning minu peegeldus ilmub aknale. Nüüd polegi enam midagi muud vaadata peale kuiva, kortsunud vanamehe. Võõral maal, võõras linnas. Igatsen taga seda esimest kevadit Tartus. Tulime naabertalu Jaagupiga, kes on minust 10 aastat vanem, jõe äärt mööda Meltsiveski poolt. Seal oli aasta algul Vabaduse sild avatud, käisime vaatamas. Ma pidin olema ikka päris tatt. Igas sula lumevee loigus paterdamine pidi kevade kiiremini kohale tuuma. Kivisilla oli väga uhke minna. Ajasin rinna kummi ja proovisin käia nii, nagu arvasin, et linnainimesed kõnnivad. Temal pidi minuga ikka väga piinlik olema. Koolitüdrukud tulid vastu, naersid midagi. Mõnda juhtumist. Mind või meid. Mäletan, kuidas Jaagup hambad kokku surus ja mulle tigeda pilgu heitis. Sild 2 kalda vahel oli tsarinna kingitus Tartu linnale. Väärikas selline. Aga nii on öeldud ja nii pidi ka olema, et tsaarid peavad kaduma ja riigid peavad kaduma ja piirid. Ja kui on need läinud, pidi ka inimene kaduma. 15 aastat hiljem, see oli juuli algul, käis ilmamürakas. Maa värises. Ja silmapiirile tõusis must sammas. Kivisilla 1 kaar oli õhku lastud. Rohkem ei jäksanud. Ajalugu võib lugematu kord ümber kirjutada, aga seda päriselt õhku lasta ei jõua keegi. Jaagup hukkus Sõrves äärel mõni aasta hiljem. Ta ütles ikka, et teda kuul ei võta ja naeris. Ja näe, tal oli õigus. Jäi hoopis auto alla. Tartut näen nüüd ainult unes. Tean, mis nimed nad seal tänavatele pannud on. Raekoja platsi ilmselt pole enam. Adolf Hitleri plats. Kivisilda pole ammugi. Ega tea, kas nad räägivad seal samamoodi nagu siin, et ciao ja thank you, cool. Keeled sünnivad ja surevad täpselt nagu inimesed. Muutuvad aga väetimaks ja viletsamaks, kuni lõpuks väsivad päriselt. Kõik kaob ja ununeb. Ainult poiste naer
ja tüdrukute itsitamine kestab üle aegade.
sündisin Sarjevo-Kokšaiskis. Seda, mis asi Eesti on, ma sain teada juhuslikult. Enne seda oli üldse Venemaal kõik juhuslik. Inimese elu veel kõige juhuslikum. Surm kindlaks määratud. Minu mees näiteks haihtus. Läks hommikul tööle, õhtul tagasi ei tule. Küsima ka ei julge minna. Kuhu minnagi? Töötasin raudteel. Sain paar korda nädalas hädapärase toiduvaru. Palka kellelgi ei olnud, head töögi oli. Aga ega ma ei kurda. Aeg oli selline vilets. Ja siis öeldakse mulle, et nüüd me saadame su siit ära. Me saadame su Eestisse. Nüüd ma tean, et eestlased ütlevad küüditama. Ausõna, ma ei teadnud üldse, et selline riik on üldse olemaski. Ja nüüd mulle öeldakse, et nüüd me saadame su sinna. Noh, ka raudteele, aga ikkagi. Sinna viidi väed sisse ja ühes sõduritega meid vähemaid ka. Meile öeldi, et natsionalistid on võimul. Olid ka. Tööd kellelgi ei ole, ajaleed on kinni, rahvas nuriseb. Baaside juurde tekkis väga palju töökohti. Aga ega keegi meie peale hästi ei vaadanud. Ma saan aru, sõdurid olid ju puha kaltsus ja haisesid mis kole. Minul ei ole kunagi mingit lastetuba olnud ja nemad olid loomad. Minu käest ei küsinud mitte keegi, kas ma siia tahan, kas ma koos nendega tahan, kui palju ma üldse venelane olen või vaimustun Nõukogude Liidust. Siin Eestis ma olin venelane ja seega vaenlane ja ühes pundis nende kõigi kollidega, keda ma ise jälestasin. Sakslane tuli sisse ja minust sai eestlane. Mul oli uus mees ja tütar sündimas, seepärast. Ja enne kui Rinne tagasi tuli, põgenesime edasi Rootsi. Kibedust oli väga palju. Minu mehe Jaanuse vanemad olid 1941. aastal ära viidud. See ühendas meid. Tänaval olime eestlased, voodis me rahvusest ei küsinud. Minu tütar on eestlasega abielus. Minu ema oli veel Jelena Orlova. Kui ta vaid teaks, et tema lapselaps on Maria Mänd.
Minu ema Natalia ja minu isa Jaanus põgenesid Rootsi 1944. aasta septembris. Ma olin siis väga väike, ma ei mäleta midagi. Aga vett kardan meeletult tänaseni. Tea, kas paadis jooksumisest või millest. Kas pooleaastasele lapsele võib selline hirm alles jääda? Minu ema räägib väga vähe eesti keelt, sellepärast panin mina tema mälestused kirja. Aga mina olen eestlane ja mina räägin eesti keelt. See on tähtis, ma arvan. Siin Stockholmis on juba palju neid, kellega suheldes pead oskama mõlemat keelt, eesti ja rootsi, muidu saad väga vähe aru. Ega minu peale hästi ei vaadata, kes tausta teab. Ikkagi okupandi laps, küüditaja. Ma olen alati hirmus vihaseks ja näost punaseks. Või et mis mina Eestist tean, sitaseid mähkmeid. Minu vanaema oli Mari. Minu ema on venelane. Mina olen eestlane ja minu lapsed on rootslased. Hiele ottavaise
Ma tulin Eestist ära, sest ma kartsin. Lihtsalt kartsin. Minu isa oli esimese Vene ajal inimese tapnud, sest too oli kommunist. Ja oma kaitses oli ta ka veel ja kindral Kure hea sõber ja mis kõik veel. Enamus aega passis ta metsas, kuhu ka suri. Küüditamisest emaga imekombel pääsesime. Olime sugulaste juures ja jäime hilja peale ning bussist maha. Et minek on, ega ma kellelegi ei ütelnud. Isegi mitte oma naisele. Jumal teab, lobiseb välja ja on asi mokas. Paar sõbramest oli ka ja paat ja juba kõik kokku lepitud, et kus ja mis ja et kust mind peale võetakse ja siis ma olen õhtul oma toas ja olen just Liiviale ütelnud, et lähen jalutan natuke. Niisama. Ja tema seisab seal ukse avas. Ilus nagu lill. Vaatab mulle nõnda küsivalt otsa, et mis ma ikka siin veel passin ja ma tean, et paadis ju rohkem kohti pole ja siia jääda ma ei saa. Ja siis tõmban ukse enda järelt kinni. Kui paljud mehed on unistanud sellisest põgenemisest, et pole julenud. No vaat mina julgesin. Tehke järgi. Neljakümnendate lõpul ma kirjutasin oma naisele. Ja 51. Ja 52. 53. Ja nii edasi. Kuni 68. sain ma kirja Nõukogude Liidust. Selles kirjutas minu 23-aastane poeg, et ma olen vanaisa, et ta on parteis, et ta sai midagi mingist poest Rameto, et tema on õnnelik ja uuesti abielus ja et ma ei peaks neile enam kirjutama, sest väljamaa sugulased tähendavad ainult halba. Ta kirjutab mulle veel paar korda, peamiselt oma elust. Ma kirjutan talle paar korda, peamiselt oma elust. Ema tervis olevat hea. Ka minu tervis on hea. Liidus olevat kõigil tööd. Elan abirahadest, ma ei julge kirjutada. Kirjutan, et kõigil on tööd ja söök on tasuta. Kolhoosi kord on hakanud tasuvaks muutuma. Ma kirjutan, et poed on kaupa täis. Ta kirjutab, et rokk läheb massidesse. Ma vastan, et nägin Ringo Starri ja surusin tal kätt. Siis kirjutan, et see Nõukogude võim, see on ju ajast ja arust. Ja tema vastab, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. The old road
rapidly aging. Neil olevat Mustamäel ruumikas korter moodsa mööbliga. Mina elavat pilvelõhkujas. Garaaž on 20. korrusel. Ise ka imestan, mis mul kõik on. Ükskord kirjutas Liivia. 38. ostetud pitsilise kleidi olevat noorem pere välja naernud. Tükki sellest kannab nüüd karm on. Aga seesama kleit oli tal seljas tol mai hommikul, kui me esimest korda kohtusime. Ja tol õhtupoolikul septembris, kui ma läksin oma eluaegselt jalutuskäiku tegema. See on nüüd selline natuke piinlik jutt, aga minu mees käis vetsus lugemas. Ta võis seal tundide kaupa istuda. Pisikese laua oli hingedega seina külge kruvinud, et mille sai alla lasta. Kirjutas seal, tea mis tegi. Riiul oli ka seina peal. Ega mul selle vastu midagi ei olnud. Ehkki teinekord hirmus kaua kloppima pidi. Vetsus püsis kaine. Nii kui tulles ukse sai enda tagant kinni, nii hakkas jooma. Ma abielusin temaga armastusest. Ja nii see oligi. Aga kempsus pidin käima kõigi tema kamraadidega. Goethe ja Schilleriga, Hemingwayga ja Manniga. Neid oli võimatu käimlast välja saada. Algul ma proovisin, aga tühi töö oli. Ta tassis raamatut märkamatult tagasi. Lõpuks mul ei olnud nende vastu midagi.
las siis vahivad mind. Meil oli Gustav Mahleri foto loputuskasti peal. Külalised olid. Üks tuli asjalt, näost üleni valge ja küsis väriseva häälega, et miks teil rahvavaenlase pilt üleval on? Tontu ta teab, keda ta mõtles, aga meie saime mehega igatahes pärast kõvasti naerda. Ma saan aru. Kanad ikka kaagutavad, et minu mees ei räägi minuga ja nii. Minu mees ei rääkinudki ühel hetkel. Ta oli endasse tõmbunud, ei joonud enam kodus nagu varem või kusagil õues. Ootasin teda, mangusin, et joogu minuga ühes, aga sellest polnud abi. Joodikute naised mõistavad, kui erinevad on joomise viisid ja see, kuidas mees muutub. Tähendab, tema joomiskombed muutuvad ja see, milliseks ta ise muutub. Mul mees tõmbus endasse, ei rääkinud, enam mõmmises, tihkus vahel läbi une nutta. Aga hommikul oli mees, mis mees, ärki vaatad. Veetis vetsus vähem aega. See tegi mind murelikuks. Algul ma püüdsin olla arusaaja. Küsisin, et mis mureks ja uurisin, et mida ta loeb ja nii. Ja sellest tuli ilmatu tüli tavaliselt. Ja siis ma enam ei küsinudki. Ja ühel hetkel murdusin. Ei suutnud enam. Eks ma ajasin teda mööda linna taga ka. Aga ma ka kõiki neid urkaid ei teadnud. Taksojuhile oli hirmus piinlik ütelda, et sinna kõrts ja hetke pärast tulen välja ja siis lasen ennast kohe järgmisse edasi sõidutada. Soojemal ajal ma käisin Kitliväel. Ma hakkasin
ise ka võtma neil otsinguretkedel. Arvutasin koguste järgi, et kui on vaja poole liitri jagu, siis läheb kallimasse kohta. Kui on vaja rohkem, siis püüab odavamalt läbi ajada. Lõpuks ainult odavamad kohad jäidki. Kuna ma ise ka jõin, ega minu õpetaja palgaga palju ei saanudki. Laenu ma teadsin talle ei antud, palju, kas tal neid sõpru oligi, polnud ju kedagi. Aga joodikud vennastuvad, sellega pidi arvestama. Ma olin käraka rehkenduses päris kõva käsi. Mina läksin minema. Ma leidsin endale uue mehe, kellel sarnased huvid. Meenutas mu oma meest noorena, üliõpilane. Mina ise olin juba 40 ligi. Hoidis mind, armastas. Ühel hetkel leidsin tualetist oma endise mehe luulekogu. See tegi meele kuidagi härdaks ja murelikuks, et kuidas tal läheb ja tuletas meelde, mis alguses oli. Mis alguses oli? Sellega meenub midagi meie abielust. Ma olen hakanud igatsema neid õhtuseid vestlusi. Mäletan täpselt. Ma istun diivani peal, aken on selja taga lahti, soe. Kuigi kell on 10 õhtul, mängivad lapsed õues palli. Juunikuu. Poisid hõiguvad ja viskavad nalja. Ja siis me vestleme. Tema oma tasasel häälel, mis ometi kõlab üle terve toa. Kuidas ta rääkis unenägude kohta. Õhtu on käes, varsti on öö ja uuesti algab minevik. Armastus on pärl, armastus on pärl, mida sügavasse mered ja sügavasse mered ja sügavasse mered ja heinetakse. Et mida
ikka karmauhti. Vahtraladvast pea ees alla otse nõgestesse. Kirvega vastu õunaku halgu, kui oli vaja paadimudelit meisterdada. Halu karmauhti mulle vastu vahtimist. 12-aastaselt 01-ga üksinda meile maale sõita polnud kellegi küsimus. Paar aastat hiljem pruudile külla. No ja, siis oli teistel poistel küsimus. Ja kadedus. Paar korda lahtisel, juuli põuasel, tolmaval kruusal külg ees kurvi. Paar korda sofoosi esimehele vahele jääda. Paar korda 5 rubla eest vagu lahti ajada. Paar korda. Paar korda, mis sest, et kogemata vennal mokk lõhki lüüa. Paar korda, mis sest, et kogemata lööb tema minul. Paar korda sofoosi esimehe Volga tagaistmel nutta röökides haigla poole sõita. Mitte kunagi 10 korda. Mitte kunagi 1 kord, ikka see kummaline paar korda. Ma mõtled praegu oma lapsepõlve peale. Kuidas ma surma ei saanud? Mis mind hoidis? Ja kes? Ja miks ma ise nüüd selline kana olen, et iga haikse pinnu peale lapse sõrmes oma päkad villi jookse? Kes minu eest jooksis? Kas minu lapse eest jookseb siis see elendav ekraan, mida ta päevad otsa passib? Ei jookseb ju. Ja sellepärast mul ongi hirm. Need lapsed, porised lapsed tiigikaldel. Need lapsed raamatuga vahtraladvas, päikesest pruuniks kõrbenud. Pimedas toas otsis ilmavalgete järgi, kuhu laps kadunud. Surm kardab niisuguseid. Kes aga kardab minu poega? Tule näita mulle,
ema õmbles minu nukud ise. Need ei olnud alati sama ägedad kui teistel lastel, aga ma olin nende üle uhke. Eks narriti ikka ja ma tundsin, et seepärast halvasti, mis tema pärast oleksin pidanud ema kaitsma. Ma ei tea, on see siis tema au või miski muu. Näiteks selle öö ja töö kaitsmine, kui ta köögilaua taga tolle nukuga jändas, et kohe järgmisel päeval oleks kooli kaasa võtta. No, eks ma vingusin ja nutsin ka terve nädala, et olgu kohe olla. Mis tähega siis oli õpetus, eks ma sealt selle pähe võtsin. Lasteaias ma käisin veel vene ajal. Kumma oli nagu selge, et ma kõike mäletan. Näärivana, kommikotti ja maamuna viimast suurt kommunisti. Nii ütles isa meie rühma kasvataja kohta. Siis ma muidugi ei saanud aru, mis ta sellega mõtles. Meeles on ikka ülikooli ajal kursavend küsis, et kes mu lemmik kommunist on. Et tema oma olevat Trotski, teine võimalus, et Stalin. Ma ei saanud aru, et mis mõttes lemmik või. Ja siis ütlesin, et minu rühma kasvataja, vaat too oli alles kommunist. Poiss muidugi arvas, et ma teda narrin. Pärast hakkas krishnoidiks, seejärel metallistiks, kuni lõpuks leidis endast üles tõsise ja rahuliku koduperemehe. Meil on 3 tütart. 90ndate teises pooles mul juba osteti asju. Vanemad muutusid jõukamaks ja majanduskriis sai ka kuidagi õnnelikult mööda. Elu muutus õnnelikumaks. Jõuludeks sain millalgi oma esimese barbinuku, mis sest, et turult ostetud. Rinnad olid sama suured ja jalad sama pikad nagu poebarbil. Sünnipäevaks sain auto ka barbile. Toona see oli suur asi. Tüdrukul kõrvalparaadnas oli 3 barbit, no minul 1, aga seest autoga. See lähendas meid. Tegi meist sõbranna, muidu ma arvan, me poleks tuttavaks saanudki. Aga koolis käisime koos ja kui poisid huvitama hakkasid, siis polnud barbidest enam lähendajat ja jututeemat. No, poe või turubarbi vahet pole. Pärast 9. läksime laiali ja rohkem ei olegi näinud. Me kolisime vanematega ära ja nüüd ma ei teagi, mis ta teeb. Keskkooli minekuga samal aastal me kolisime vanematega linna äärde oma majja. Muinasjutumaja, naljamaja. Selline, et ühe augu lapid ära, 2 tuleb asemele, 2 lapid ära, 4 tuleb asemele. Ma natukene saan aru ja natukene ei saa ka, et räägitakse, et maja põllu peal ja põllu peal maja. Nagu ses asjas muud tähtsat ei olekski, kui et põllu peal. Ja mis siis? Filmis Moskva pisarad ei usu on ka maja põllu peal. Aga aastate pärast on seal õunappuud ja tikripõõsad. Ja saab aias ringkäiku teha ja näidata, et sinna paneme kurgid, aga sinna teeme kasvuhoone. Mees mul küsis, me olime juba abielus ja otsisime oma elamist, et kuidas nüüd meie ka põllu peale kolime. Mis sest, et oma maja, mis sest, et odav, aga taristut pole, kraavid ümber ringi mullane ja purine kant. Ja mina ütlesin talle, et minu ema õmbles minu nukud ise. Ja mina tegin endale ise nukumaja. Papiste klotsidest, aga tegin. Ja vaat nii kange naine olen mina küll, et oma lastele ehitan mina ka maja ise. Mees kratsis kukalt, aga sisse me kolisime põllu peale. Nüüd ka kratsib, kui ma drenaaži käändan, öö läbi dušikabiini ehitan, tunde aega silikooni valin.
arendajad sõima, ehitajad sõima, maaklerid sõima. Kooli ajal oli lugemikus üks kurb lugu. Eriti väikesel lapsel kurb lugeda. Väike põnn küsib vanaisa käest, et miks ta õunapuid istutab. Õunu ja tema silmad enam ei näe. Ja vanaisa vastab midagi sellist, et aga sinu silmad näevad. Sulle istutangi. See ongi see. Noored on alati proovi kontra. Ei julge üteldagi neile, et kunagi sööte oma sõnu. Kui teil endal oma lapsed on, vaadake üle oma proodi kontrad. Ega ma ei teagi, mille proo või kontra mu tütar on, aga kus ma alles sõdisin vastu, kui ta tahtis kambaga Berliini mingile meeleavaldusele sõita. Ju ta seal oma vitsad sai. Sellest me ei räägi. Aga kui ta ütleb, et isa, ma nüüd lähen. Tahad või mitte, aga sa oled liiga vana. Sa ei saa aru, ma teen seda ju emakese maa heaks. Siis ma kössitan seal meie rõiuvaibalisel diivanil. Püüan olla mees. Püüan olla tõre. Tegelikult tikub nutt peale. Püüan olla arusaaja. Tegelikult tikub naer peale. Kas ei olnud siis me samamoodi targad ja samamoodi lollakad? Meilgi oli meie
komsomoli komitee, sest meil oli lihtsalt lihtsam. Me kutsusime ennast laulvaks komsomoliks. Tühjam sellest Leninist ja tema lapsepõlvest aru saime. Kord olime Pangodis laululaagris. Suvitasime talvemaastikul, mehekõrgused hanged ümber ringi. Ega noorel inimesel ei tule ju und. Neil pole seda tinavett vajagi. Neil on nende õnnepäevad, mis ei kordu. Ja nii me siis sealt mäest alla järve äärde suusatasimegi. Tähed. Jeebel tähed, nagu kunagi hiljem oma elus pole näinud pea kohal. Sõitsime seal mööda seda jäätunud järve. Tont seda teab, kus see meil tuli, aga ühtäkki laseme täiest kõrist valla, et aitsa, velle, me metsa vennad oleme. Laulsime ja vaatasime üksteises äravaid silmi. Mõtlesime oma keskiselt. Äkki on mõni metsavend veel eluski. Kössitab kuskil oma pisikese suruse, kuuleb meid, saab sellest väge. Ma ei tea teiste kohta ütelda, aga mina tol öösel magada ei saanud. Vähkresin seal suusabaasi mineertahvlitega ülelöödud toakese sigiste linade vahel. Kujutlesin, kuidas hommikul miilits uksele koputab. Mehed on maru vaprad, kui keegi teine kõrvalt vaatamas on. Kui nad aga üksi jäävad, siis nutavad pätja. Aga see on lugu, mida ma oma tütrele ei räägi. Kui tal endal oma lapsel on siis, aga praegu ta ei saa sellest aru. Tal on tema maakera, nagu meil oli meie Eesti. Tal on vaja tema õnnepäevi, tema tähti ja usku, mis ei kordu tema elus enam iialgi nii nagu praegu.
soost üheskoos minuga valrand, kui tahad sa elu merre hüpata, minust kinni hoia sa. Siis katmata elutormid rotsida, äia soost ikka koos minuga valrand. Ja kui ka kõik on lõppenud, jääb midagi alles siiski. Jääb katkematu igatsus, mis hoiab sind, mis kardab sind, mis peidab ennast, mis pelgab sind. Ja kui ka kõik on lõppenud, jääb alati midagi siiski. Jääb katkematu igatsus, mis hoiab sind, mis kardab sind, mis peidab ennast, mis pelgab sind. Ja kui sa ühel päeval tuled ostjatele näitama oma vanaema maja, siis leiab su laps pööningult hiirerooja ämmelga võrkude, ütlemata sõnade ja virna horisontide tagant voki. Ning küsib, kas sa tead, mis see on? Ja sa ei mäleta vastata. Sa ei mäleta, aga sa jätad müümata. Sa ei mäleta, aga su laps ütleb sulle, loll, see on vokimasin, sellega tehakse süüa.